Trenn ja liikumine aitab näiteks. Trenn ja liikumine. Et kui me rääkisime nendest samadest neurotoksiinidest, siis juba läbi selle, et kui sa liigud, oled füüsiliselt aktiivne, see verevarustus ei ole parem ainult kehas, see on ka sinu ajus. Ehk siis tegelikult läbi selle juba, et sa parandad läbi liikumise seda aju verevarustust, on seishetem. Samamoodi on ju leitud täiesti teaduslikult seda, et füüsiline koormus alandab ärevust. Eks. Kui me toome selle ärevuse fooni alla, eks ole, siis on juba nagu seis on natukene parem. Kui me paneme sinna juurde seda, et me proovime tõesti välja puhata, et me liiame iga ööse, ma ei tea, kellel 7,5, kellel 8, kellel 9 tundi, seda kosutavat und, juba seis on palju parem. Ja kui me nüüd veel toidaks ennast nagu hea toiduga, nagu päriselt värske toiduga, puuviljad, juurviljad, marjad, köögiviljad, et sa annad nagu päriselt oma organismile seda, millest ta saab sinu keha nii-öelda taastada ka, siis ma arvan, et see on juba päris hea seis.